Möödunud laupäeval alustasime me hooajas uue rubriigiga Päev sinule ja siis muutsime me veidi erilisemaks sünnipäeva puhul Liina Randpere päeva. Ja muuseas kutsusime ka teid üles meile kirjutama väikestest soovidest ja unistustest või siis veel parem, kui te soovite mõne oma lähedase päeva kaunimaks muuta. Ja neid, kes meile kirjutasid, oli tõesti väga palju. Suur tänu teile kõikidele. Paraku ma ei jõua teile kõikidele vastata, aga meie usin toimetus tegeleb kõikide teie soovidega ja nii palju kui võimalik me neid ka täidame. Ja täna muudame me veidi kaunimaks Türilt pärit neiu Krisli päeva. Krisli, miks sa meile kirjutasid, milline see sinu väikene soov on? Kirjutasin sellepärast, et paar aastat tagasi olid mul veel pikad, väga tumedad juuksed ja ma otsustasin, et ma ei soovi neid enam rikkuda, et värvin nad natukene heledamaks tagasi, et lihtsalt siis saaks oma loomuliku juuksetoonisest välja kasvatada. Ja mis nendega siis juhtus? Siis algas üks pikk kadalipp ja läbisin mitu värvipesu, mitmed blondeerimised ja selle tulemusena on mul siuksed elutud, kahjustatud ja rikutud juuksed. Ja mis ma pidin siis lõpuks lihtsalt ära lõikama, sest nad olid nii rikutud, et nendega ei olnud enam midagi teha. Ja milline see sinu soov on, kuidas meie sind täna aidata saame? Minu soov on saada endale taas tervema näivad juuksed, võib-olla natukene loomulikumad tooni nad värvida ja lihtsalt nautida seda päeva. Milline see sinu loomulik toon on? Minu loomulik toon on täpselt nagu kõikidel eestlastel siuke keskmine kartul. Ja seda kartulivärvi sa tahaksidki või? Tegelikult tahan küll, jah. Miks tavaliselt ikka tahetakse blondimaks või tumedamaks? Eks ta on jah niimoodi, et tavaliselt kiputakse nagu äärmustesse kalduma, et kes on blond, tahab proovida nagu brünetiks saada ja siis kõik hakkabki täpselt nii nagu mul ta oli, et lõpuks tahad ikka seda, mis sul endal olemas on. Nii et sinule tundub, et see tavaline eestlase kartulivärv on tegelikult ilus? Jah, see on ainulaadne, see on lahe ja minu arust on see parem kui rikutud ja plaatine blondid juuksed. No nii, ma soovin sulle siin salongis ilusat päeva ja ma loodan, et sinu pisikene soov täitub ja sa lahkud siit täna tervemate juustega. Aitäh mulle väga. Krisli juuste eest hoolitseb täna Jane salongis Beauty for You. Kui hullus olukorras Krisli juuksed tõepoolest on? Juuste olukord on keskmisest halvem, ütleme siis nii, et kuna ta nüüd on väga palju välja suutnud kasvatada oma värvi ja viimasel ajal pole neid palju rikkunud, siis hullem aeg on möödas, ma arvan. Ja kas tõepoolest on võimalik selliste korduvate värvimiste ja blondeerimistega juuksed nii ära rikkuda? See on absoluutselt võimalik. Oleneb, mis protsesse sinna täpselt tehakse, aga vahest piisab ka 2-3 valest protseduurist ja polegi enam juuksed peas. Et Krislinil õnneks olid veel juuksed peas. Mis sa tema juustega täna ette võtsid? Me tegime kõigepealt talle värvimise, kuna põhi oli tal endal siis välja kasvanud päris pikalt, 10-15 sentimeetrit ja otsasid oli varasemalt salgutatud ja blondeeritud, et ühtlustada seda lõpptooni. Ja ta soovis ise saada kartulitooni, ehk siis mis on, nagu me teame, selline suhteliselt tuhm ja säratu toon, et seda värvimiste käiguga on väga keeruline saada, ütleme siis nii. Ja üldreeglina, kui selline tuhm ja säratu toon tehakse, siis kliendid ei ole lõpuks sellega rahul. Et siiski teha talle säravam, ilusam ja natukene tervem jume kasutasime me koloriide püsivärve, mis on ammoniagivabad ja spetsiaalselt sobilikud sellisele väga kulunud, poorsele, kahjustatud juuksele. Koloriide värvid sisaldavad hästi palju eeterlikke looduslikke õlisid erinevaid, mis värvimise käigus aitavad juukseid taastada. Ja pärast värvimist ma tegin seksiheeri keratiini hoolduse, mis on ideaalne teha just sellistele poorsetele juukseotstele ja kõige parema efekti annab ta koheselt pärast värvimist. Keratiini hooldus taastab sügavuti juukse kiudosa ja sulgeb intensiivselt soomuskihti, seega värv püsib hulgaliselt paremini ja kauem ja juuksed on pehmemad, elastsemad ja läikivamad. Krisli juustes on nüüd ka lillad salgud, aga lillaks seda juukseid ju ometi ei värvinud.
jah, ta soovis natukene mingisugust nüanssi juustesse ja selleks on väga hea kasutada siis klipp-in juuksepikendusi ehk valida sobivat tooni ja paigaldada siis lihtsalt klambriga, kuhu soovitakse efekti anda. Kuidas ta ka edasi nüüd kodus oma juuste eest hoolitsema peaks? Ta peaks kasutama kindlasti sulfaadivabasid šampoone ja balsameid, mis aitavad juuksevärvil säilida. Samuti oleks soovitav kasutada erinevaid siis pähejäetavaid õlisid, et väga hea oleks kasutada Healthy Sexy Hairi Soja Renewali argaaniaõli, mis annab kuumakaitse, tasandab juuste poorsust ja kaitseb ka välise stressi eest juukseid. Et kindlasti ta peaks kasutama selliseid pähejäetavaid kaitsvaid õlisid ja hea oleks teha ka kord või 2 nädala tagant juustele süvamaski. Krisli, kuidas sulle tulemus meeldib? Kartulikoore värvist on nüüd küll asi päris kaugel. Juhtus niimoodi, aga ma olen väga-väga rahul ja kindlasti need juuksed näevad nüüd palju paremad välja. Tõesti, väga tore päev oli ja tõesti ma olen väga-väga rahul. No see päev ei ole veel läbi. Oi. Aga kui sa nüüd oma juukseid katsud, kuidas nad tunduvad? Sulle tunduvad tervemad ka? Muidugi, nad on palju siidisemad, palju pehmemad ja ma loodan, et on näha ka, et